Jõuluvana sõidab saaniga 5 teeristil. Seal jookseb talle vastu piparkook. Kuhu sina siis nüüd ruttad? Küsib jõuluvana. Põgenesin just pagari töökojast. Saime vaevalt ahjust välja, kui esimese asjana ütleb meile pagar, et varsti süüakse meid ära. Küsisin siis, et miks meid ära süüakse. Lihtsalt jõulutraditsioon, ütleb pagar. Aga mina ei tahtnud, et mind lihtsalt traditsiooniks ära süüakse. Kargasin plaadi pealt maha, hüppasin aknast välja ja andsin jalgadele valu. Pagar veel sajatas ja saatis mulle taignarulli järele, jutustab piparkook. Kuhu sa siis nüüd enda meelest niimoodi lähed? Pole sul veel glasuurigi peal, täiesti paljas. Saad veel niimoodi põiepõletikku, ütleb jõuluvana. Ei olnudki piparkoogil mingisugust plaani. Laiutas käsi ning vaatas küsivalt jõuluvana poole. Riputan sind siia tee äärde, suure kuuse otsa jõuluehteks. Siin ei söö sind keegi, ütleb jõuluvana. Piparkook oli selle plaaniga hetkegi mõtlemata nõus. Jõuluvana sõidab saaniga edasi, kingitusi jagama. Mõne aja pärast sõidab sealt jälle mööda. Keegi on piparkoogi jalad ära söönud. Ei lähe küsima. Ise ju lubasin, et keegi ei söö. Teisest küljest on ju tore, jalad vähemalt ei külmeta, mõtleb jõuluvana. Sõidab jõuluvana edasi. Mõne aja pärast sõidab jälle tagasi. Keegi on piparkoogi käed ära söönud. Ei lähe küsima. Ise ju lubasin, et keegi ei söö. Teisest küljest on ju tore, käed vähemalt ei külmeta, mõtleb jõuluvana. Sõidab jõuluvana jälle edasi. Mõne aja pärast viib tee jälle tagasi. Keegi on piparkoogi keha ära söönud. Läheb nüüd jõuluvana piparkoogi juurde ja küsib. Kes sind niimoodi on kõrbistanud? Pole mul häda midagi. Tuli hunt. Küsis, kas ta võib minu jalad ära süüa. Siis on tal lihtsam üle aia hüpata, kui on vaja jälle lambaid karjatama minna. Ei olnud minul õilsa asja nimel jalgadest kahju. Tuli rebane. Küsis, kas ta võib minu käed ära süüa. Siis on tal kanalas lihtsam abiks olla. Ei olnud minul õilsa asja nimel kätest kahju. Tuli karu, küsis, kas ta võib minu keha ära süüa. Siis on tal kõhus rohkem ruumi, kui mesinikul peaks jälle mett üle jääma. Ei olnud minul õilsa asja nimel kehast kahju. Jõuluvana kuulab piparkooki ja mõtleb. Küsib lõpuks piparkoogi käest. Kuule, piparkook. Kas ma võin sinu pea ära süüa? Ehk tulevad mulle sama head mõtted nagu hundil, rebasel ja karul. Ei olnud piparkoogil õilsa asja nimel peast kahju.